Tere, armas äriõiguse sõber! Ikka ja jälle küsitakse, kuidas on võimalik maksta seadusest tulenevatest põhireeglitest erinevalt dividende. Selliseid võimalusi on 3. Esiteks võib dividende maksta osade kaupa. Täpsem oleks isegi öelda osamaksete kaupa, kus jagamiskõlbulik kasum makstakse välja osanikele või aktsionäridele mitte ühe maksena, vaid erinevate osamaksetena, näiteks kvartaalsete maksetena, igakuiste maksetena, erinevate summade kaupa, aga võib-olla ka mitme kasumi jaotamise otsuse alusel. Näiteks esimese kasumi jaotamise otsusega makstakse välja üksnes 1/3 jaotatavast kasumist, seejärel 2/3, kui see on võimalik. Osade kaupa maksmise puhul tuleb silmas pidada 2 aspekti. Esiteks peab äriühing kogu dividendimaksete perioodi vältel olema maksejõuline, ehk siis arvestama peaks omakapitali nõuetega. Teiseks tuleks silmas pidada maksustamisaspekte. Näiteks, kui dividendide osakaupa maksmine osutub varjatud töötasuks, tekib tööjõumaksude tasumise kohustus. Samuti tuleb silmas pidada, millist tulumaksumäära dividendimaksetelt kinni peetakse, juhul kui kasutatakse regulaardividendide puhul võimalikku madalamat või soodsamat tulumaksumäära. Tuleb teha vahet, kas maksesaajaks on eraisik või äriühing või juriidiline isik. Eraisikule tuleb sellisel juhul veel lisaks kinni pidada tema isiklik tulumaksumäär. Teiseks on võimalik dividende maksta ebaproportsionaalselt, ehk siis kalduda kõrvale põhireeglist, milleks on, et dividendi makstakse vastavalt osaluse suurusele. Selline võimalus peab olema üldjuhul äriühingu põhikirjas ette nähtud. Osaühingu puhul kas osaniku või osa eriõigustena, aktsiaseltsi puhul näiteks eelisaktsiatena. Osaühingu puhul on võimalik kalduda proportsionaalsusnõudest kõrvale ka juhul, kui kõik osanikud on sellise maksmisviisiga nõus. Ja 3. erisusena, mis kohaldab küll ainult aktsiaseltsidele, on võimalik maksta ka avansilisi dividende, kui selline võimalus on põhikirjas ette nähtud. Avansilisi või eeldividende on juhatusel õigus maksta olukorras, kus majandusaasta on lõppenud, jaotamiskõlbulik kasum on teada, aga formaalsuste tõttu ei ole võimalik majandusaasta aruannet kinnitada. Sellisel juhul on juhatusel nõukogu nõusolekul võimalik välja maksta kuni pool jaotatavast kasumist. Küsimuste korral pöörduge julgesti.